No tervitus! Tervist! Kuulsin, et siin on Haapsalu kõige vingem ehituspood. Just nii, see on Haapsalu kõige vingem ehituspood. Lähme ma tutvustan sulle seda ligemalt. Lähme. Kuule, aga mis on kõige põnevam asi sul siin poes? Kõige põnevam või? Ma isegi ei tea peast. Küsime äkki meie kõige suuremat müüjat Merilini, kes oskab äkki midagi öelda. Mis mõttes põnevam? Mis võiks olla kõige põnevam asi, mis meil on näiteks siin juhtunud? Mis jamaga sa siin tegelenud oled siis? Tahaks ka nagu no see üks kuulda uuesti. Üks oli, aga rohkem pole olnudki ju. Mis see üks oli? Ma olen rääkinud sulle seda. No hea küll, no neid on kindlasti palju olnud, aga no see üks. Üks. No mäletad see, vaata see buumi aeg, kui see 2007 oli. Nii. No, mis kell hommikul tööle tulime? No, ükskõik mis kell. Selles mõttes, et aiataguna oli, väravataguna oli ju autosid täis. Sellist hetke, et siin ei oleks mitte kedagi olnud, ei olnud lihtsalt. Kus me kõige kaugemale müüsime? Islandile. No vot, aga no ükskord juhtus siis niimoodi, et võtta, meid oli olla siin üsna palju tööl ka. Me olime siin tavaliselt ju viiekesi. Ja täid juhtus siuke moment, et ma jäin täiesti üksipäni. Ma ei tea, kus nad kõik olid. No võib-olla olid oma klientidega kuskil siin-seal. Ja ma olin üksi. Ja siis, mäletad see Stepanitš? Sõitis ikka siin oma selle vana siukse kakaovärvi sibuliga. И за все за эти муки мой хозяин так и вы. Да чего же вы довели? Žiguli, Žiguli. No, tuli siia. Natuke nii sorgus. No see neljakesi. Ja selle koha peale. Ja mul oli tõstuk seal. Ja ma mäletan seda firmat, ma mäletan seda firma omanikku, kes oli, aga firma oli Helm. Ja ta ootas seal, et ma paneksin talle peale ühe alus kipsulaati. Ja ma siin räägin, et mehed sõitke eest ära, et mul on vaja nagu siit tõstuk välja saada. Šas. Edasi jälle, juba sinnapoole, aga seisab. Autod siin kõik rivis, inimesed ootavad, no midagi teha ei ole. No, vaata nagu rajateele, minus on natuke rohkem kraasi. Et võtsin ma selle tõstuki, seda praegu ei ole, see oli roheline meil on muidu igat värvi tõstukid, see oli roheline. Ja ma tulin sealt välja, ma tõssin ta lihtsalt siit eest ära. Mis mõttes, kuhu? No mis kuhu, no üles ikka tead. Tõstuki üles, ja kui sa läksid taga siis? No sinna, vaata, kui see vibablokid on, ma viisin nad sinna. Ja küll need blokid olid tookord siin, et ega ma pikalt ei hakanud sõitma, võtsin ta siit üles, läksin, no natukene pudises küll ja roosad oli kõik vaat täis. Aga 3 tükki uhasid väljas, see 4. magas sees. Aga ilmselt ta selle liigutamise peale ärkas üles. Ja ma ütlen, ma annan pea ja kõik muu ka, kogu oma varanduse, mida mul nagu nii ei ole. Et ma arvan, et see mees mõtles nii, et nüüd on ta tõstuki peal, mis viib ta vana rauast, tead selle pagana pressi vahele, sest no nii oledat häält, mis sealt seest hakkas tulema, mul ei ole kahju tead, aga noh, eriti ma ei kuulnud üle selle mootori müra. Välja ei hüpandki siis või? Vot ei mäleta enam, kas ta tuli või ei tulnud. Aga nad olid väga kurjad mu peale, sest auto pudises natuke. Ja siis nad ostsid kotid tsementi, seda mäletan. Tsement oli tegelikult sellele oli natuke raskem. Praegu on 35 kilosed, siis ta oli ikka vähemalt 40 ja minu meelest 42 isegi. No, ostsid ära, mehed seisavad kõik nii, et aga meie ei hakka peale panema, mõi ja mõis. Võtsin selle siis õla peale ja tegid kapoti lahti või selle pagasniku lahti ja tead, nii kui ma selle sinna sisse lasin, ilmselt seda kohta, kus seal nagu tagavararatas käis, ma ei tea, kas sigulitel oligi, igatahes see asi kukkus läbi. Siis kõik oli kuidagi väga mäda. Sõitsid ära, kotti sinna. Kotti siia ette? Sinna. Sinna ette? Siit tuli täpselt vastu neid.
sinna see kotti. Nad ikka tulid tagasi uuesti. Ei mäleta. Poodi. Ei mäleta, et oleks Ei mäleta. Ma kaua aega Okei. vaatasin igaks juhuks Lääne elu, et kas ma olen juba kuulus. Aga no, nad olid purjus ka, mis neile öelda oli. Ja. Stepanitš. Ei mäleta või? Ei mäleta. Jumal tänatud. Jah, no muud mul nagu täna rohkem hinge peal ei ole. Kuule, aga mis osakonnad teil üldse on siin? Mida te pakute? Meil on kokku siin 3 osakonda: üldehitus, sandtehnika ja tagaladu. Tagalaos on kõik suuremad kaubad. Siin poole peal on siis sandtehnika, kus on enamasti toruvidinad ja kõik sanitaartehnilised tooted. Ja kõrval on üldehitus, kus on erinevad tööriistad ja siis üldehituseks kõik vajalikud asjad. Mul on hoopis üks huvitav lugu, mis mul praegu meelde tuleb. Siin mõned nädalad tagasi oli meil siuke olukord, kus meil oli üks noor müüja leti taga ja meil tuli poodi üks klient, kes tahtis WC-sse minna. Selle asemel, et müüja juhataks ta WC-sse, ta juhatas ta hoopis siia WC-potte välja valima. See on siis sandtehnika osakond, siin on erinevad torujupid, milles saab erinevaid asju kokku panna. Kuule, aga mul oleks vaja kodus üks väike tapeedivahetus ka teha, et kas sa sellega ka mind edast välja aitada? Ikka aitan, aga pöördume meie tapeedi eksperdi poole. Mis tüüpi tapeedid teil on? Meil on pliistapeedid, pabertapeedid ja vinüültapeedid. Kuule, aga kuhu me nüüd sattunud oleme? See on meie plaadimaailm. On meil väga lahe lai valik erinevaid plaate. Mida pekki, minu osakond on signe. Meil on Haapsalu suurim valik erinevaid kalastuslante ja samamoodi ka kalastustooteid. See on ju minu osakond. Machete. Näita mulle natukene, mis teil huvitavat on siin? Luustar. Kas sa tahad kallimat, odavamat? Millist Ma saan kõige kallimat. Kõik kallim? Tule, ma näitan sulle. Näe, see. Siuke mul on endal ka kodus muide. Jube hea, näed. Selle saad siit ära võtta. Siis kui sul vaja kuskile lasta on, siit saad veel nii lasta. Jumalast hea. Siis ta näitab sulle temperatuuri, siis vehid siin ees, siis ta hakkab kohe jooksma. Siit saad sooja külma panna. Näed. Noh, mis arvad? Jumala vinge ju. Oota, palju see maksab? No see ei maksa üldse palju, ainult 860 €. No, hea küll, võtame ära. Ma arvan küll, pappi peaks nagu olema ju. See helles pole probleemi. Minu arust ka. Sa paned välja niimoodi, et sul on pappi. Noor müüja meil. Nii. Terje, kust tuleb nimi Sambla? Tegelikult on niimoodi, et siis kui mindi firmat registreerima, siis oli tegelikult välja mõeldud hoopis mingi teine nimi. Ja minu isa ja meie varustaja läksid siis seda nime panema Tallinnasse, kuna siis ei olnud elektroonilisi asju. Ja siis teatati nendele tähtsa näoga, et aga see nimi on juba ära võetud ja kui te tahate nüüd uut nime välja mõelda, siis tulge 2 kuu pärast uuesti, aga meil ei olnud niisugust aega. Ja siis minu isa mõtles, et kuna firma registreeritud Sambla 4, et paneme siis Sambla nimeks, et samas on see, et Sammal on nagu niisugune, mis hästi kasvab, hästi tihe on, mis ei jävine väga, on ju, isegi kui võtad ära, ta tuleb uuesti tagasi, et noh, et kui peaks sobima ju. Siin on üldehituse osakond, lähme piilume sisse ka. Siin on meil erinevad ehituskaubad. Läheme vaatame. Tulge
siis nüüd oleme? sa poiss, õpi! sina jälle siin? kuule, kui sul põrandaid on ka kodus vaja teha, siis näed, meil on siin. mul oleks vaja akutrelli, põhiliselt metallitöödeks ja see võiks kesta üsna pikalt. Ja siis mul on aku kohta ka paar küsimust, et ma siin vaatasin, et on 18-voldised akud, siis ma nägin, et on isegi olemas 40-ne ja amprit tuleb ka just jälgida, et põhimõtteliselt nendel 18-stel ma nägin, oli 9 amprine aku. Jah, on. Et mis see 18 voldi ja 40 voldi vahe on ja mis see amprit nagu on? Jõuvahe, võimsuse vahe. Okei. Nii, siin on meil siis tagaladu, kus on meie poe suurimad ehituskaubad ja ka samamoodi meie kuldaväärt tööline mare. Ja sealt ta tulebki.